Hispaaniast. Teate mis? Me siin kõnnime onju ja seal teisel pool autot olid 2 meest vanas ja ühesõnaga nad trimmerdavad ja siis need 2 meest seal teisel pool karjusid oota sellele mehele, kes siin trimmerdas, sest et meil on siin väike inimene vankris. Lihtsalt nii armastan neid inimesi, kes on laste inimesed või ütleme niimoodi, et kes nagu hoolivad sellest onju, sest et Eestis seda on tegelikult väga-väga palju ette meil tulnud ja ka reisidel, aga ainuke koht, kus ei ole, on Šveitsi. Aga sellisel väga positiivsel noodil me siin alustame. Kõik see reis on olnud siiamaani väga-väga positiivne, kuigi me jõudsime meile alles kell 2 päeval. Pluss siis bussisõit läks nagu päris pikalt. Mõtlesin, et me ei hakka taksot võtma, et buss väga-väga lähedale tuleb meile siia. Nii et proovime. Muidugi oli natuke kaua, aga pole hullu. Väga ilusti mõlemad pidasime vastu. Õnneks me oleme nüüd Kanaaride režiimis. Ma ei öelnudki, kus me oleme, aga pealkirjast nägite ära. Me oleme Kanaaridel, Gran Canarial. Kõik arvavad millega pärast me oleme Tenerifel. Kõik mingi, millal sa lähed Tenerifel ja kuidas sul Tenerifel ilm on? Me ei ole Tenerifel, me oleme Gran Canarial. Ühesõnaga, jah. Oleme siin selles režiimis juba, sest et Sonja oli eile mega kaua üleval ja täna magas ilusti kohaliku aja järgi siis 6:45, mis tegelikult Eesti aja järgi on siis 8:39. Aga praegu me otsusime, et me ei võta shuttlebussi, vaid kõnnime ühe majaka juurde, mis on üks vaatamisväärsustest. Õues on väga suve tegelikult, kui me läksime tund aega tagasi, läksime hommikust sööma, siis oli siuke, et päris jahe on. Aga teate, praegu ma kahetsen, et ma panin pikad püksid. Samas ma arvan, seal ranna ääres on ka äkki tuulisem. Sonjal on 2 paari pika varrukaga pluusi, siis ma ütlesin, hommikul oli päris jahe tegelikult, aga tunni ajaga asi muutub. Nii et issand, ma olen siin mitu minutit juba jäppinud. Lähme siis naudime seda puhkust. Meil otseselt plaane kui selliseid ei ole. Väga suuri. Seekord me majutame ennast ainult ühes kohas. Ma ei hakka trippima ühest kohast teise, kuigi alguses oli mõte, et oleks alguses mõned päevad lõunas, siis pärast läheks põhja. Aga põhjas on nii külm või külmem ja tuulisem, et miks ma sinna peaksin minema. Me parem naudime seda rahulikku kulgemist siin lõuna Gran Canarial. Oleme jõudnud siia majaka juurde, mis me olime 35 minti alutasime. Siin on päris kõva tuul, nii et ma ei tea, vahepeal võib-olla te ei kuule mind, aga see on see majakas. Ja siis teisel pool on muidugi imeline vaade. Päikseprillid, emme aitab sind panna. Tule, emme aitab. Tule, oota, panime tagasi. Tule siia. Panna kapuutsi peast ära. Siin on nii tuuline tegelikult. Nii. Oota, emme. Kõik? Okei, paneme siis siia peale. Võt nii. Nii on parem? Jah? Jah. See on tegelikult mega tuuline. Sellepärast ma panin Sonjale selle jope selga. Kuigi siin temast väiksemad lapsed käivad ka mingi tõesti nii-öelda trikoo peal. Sonja, anna käitu, tule trepist alla. Lähme sinna tipa-tapa. Lähme. Nii. Ops. Päike kütab, aga tuul on on kõva.
väike paus on tehtud ja kõnnime tagasi. Lähme, kas tuleb prillid on kaasa? Paneme selle kinni lahti. Ühesõnaga käisime siin promenaadil, jalutasime. Mõtlesime, et lähme sinna tüünidesse, aga me ei jõudnud nendeni, sest sinna tuleb minna nagu mööda liiva. Ma arvasin, et seal on mingi laudtee, aga ei ole. Ja ma ei ole valmis praegu siin sumpama mööda seda liiva. Ühesõnaga sõime jäätist, võtsin 2 jäätist, ühe Sonjale, ühe endale. Lõpuks ma pidin need ise mõlemad ära sööma. Aga hea uudis on see, et tuul on täiega vaibunud. Ja võtsin jope siis Sonjalt sellest ära ja no tõesti üldse ei saa aru, mida selga panna lapsele. Nagu mõni on oma lapse riietanud jopesse, mõni on väga suviselt, et just nagu Sonja vanused lapsed. Aga lähme kõnnime tagasi, saan ühe endise paralleelklassiaega kokku. Tuleb välja, et ta on siin juba mitu kuud suvitanud või talvitunud siis ja elab siin hetkel. Nüüd saame temaga kokku ja tema lastega ja siis kõnnime tagasi hotelli tegelikult. Tere! Me jõudsime tagasi oma majutusse. Päris pikk jalutuskäik oli. Ma vahepeal isegi unustasin vaadata, kuhu suunas me peame minema. Lihtsalt kõndisin, ma poleks pidanud ära keerama. Ühesõnaga, näitan kiirelt, mis me ostsime. Käisime sellises poes nagu Ale Hopp. Millegipärast arvasin, et ma ei tea seda poodi, aga tegelikult ma tean. Ma käisin seal mega ammu ja see on siuke, ta on muutunud kindlasti see kontseptsioon ja kõik, aga ikkagi väga tore. Ta on nagu Tigerilaadne, aga ma ostsin sealt sellise silmaklapid. See on Nominalistes, et ära mind tüüta, sest ma kannan neid silma magamiseks neid klappe, eriti just peale tööd, sest et siis on juba valge, hakkab valgeks minema, et jah, mulle meeldib see. Siis mul oli rahakoti uut vaja, ma olin 2 vahel, üks täiesti tavaline sinine ja siis üks värviline. Ja küsisin siis Paula ja ta lapse tütre käest nõu ja nemad ütlesid, et see, et mulle meeldivad ka need värvid, aga see nii-öelda tekst, mis siin on, okei, enam-vähem, aga see teine oli täiesti siuke tume sinine ja siis oli adventure, et see nagu kõnetas mind rohkem. Mõtlesin, okei, vahet pole, ilus värviline ka mõnus. Siis, mida me küll ei ostnud, aga Paula tütar, 7-aastane, joonistas Sonjale pildi, kui ta kuulis, et tuleb eestlane siia, siis joonistas talle sellise. See on nagu maailma parim suveniir üldse minu meelest. Sonjale täiega meeldivad delfiinid, nii et siin on delfiin ja on üks värviline linnuke, papagoi ilmselt ja Gran Canaria ja ta ise kirjutas, saad seda. Ta läheb alles 1. klassi ja laps nagu joonistab ja kirjutab nii ilusasti. Vau! Ja siis ta tegi veel asja, meile kirjas ka Sonja, ümbrikukene ja siis ta tegi tekikese ise, 7-aastane. Tegi sellise tekikese, tal on neid mitu tükki väidetavalt, aga see siis läheb mingile väiksele nukukesele Sonjal näiteks. Et sellised, aga Mercadonas täiesti lõpp. Üks fail oli ka. Mina siis otsin neid pampersid, nagu lapseluune aeg, mega palav on, tahaks juua, tahaks juba nagu majutusse minna ja pampersid on vaja, ühesõnaga siuke kerge pressure on peal. Nii, olen siis mina kuskil vahes, vaatan, ühel pool on mingid beebisaltratikud, värgid, särgid, vaatan, teisel pool on mingid naiste igasugused, need sidemed, bla. Ja siis vaatan, seal on nagu pants. Mõtlesin, okei, vaatame siis. Veider, ei ole kilode järgi, on suurused, SML, ma ei tea, kas see oli XL ka või mingi sellised, ja siis on kirjas sentimeetrid. Mingi okei, et kas see on nagu, mis nagu
mis värk on, onju. Mõtlesin, okei, 80 kuni 110 sentimeetrit. Mõtlesin, okei, see on 80 sentimeetrit, davai, onju. Võtsin 2 pakki, vaata ühes pakis 14 tükki, mõtlesin ülivähe. Mõtlesin, vahet pole, ma ei viitsi, lähme, onju. Lähen maksan ära siis kõik, onju. Teen paki lahti, vaatan mega suured asjad. Siis ma sain aru, et on täiskasvanud pampersid, ma ei mängi. Ups. Ja nagu reaalselt ma käisin mitu korda igas vahes, no ei ole pamperseid. Siis ma lõpuks ütlesin ka seal, jällegi minu hispaania keele oskus siinkohal. Ma mingi vahetasin ära need, onju. Ma ütlesin, et ma arvasin, et need on täiskasvanud, ma arvasin, et need on laste omad. Ja siis ta mingi ütleb, et et selles vahes ma ütlesin, ma vaatasin sealt, siis ta mingi, et ei nagu, et järgmine vahe vaata, et selle vahepeal on siuke koridor ja siis järgmine, aga seesama vahes mingi, okei. Siis nagu leidsin, aga pampers püksmähkmeid ei ole. Nagu pampersit on üldse väga vähe. Nendes pigem oligi see minimarketites või nendes on, aga Mercadonas ei olnud. Siis ma pidin ostma teipmähkmed ikkagi. Aga see on vähemalt normaalne kogus. 34 tükki täpselt jagub meil selleks ajaks. Mis seal ikka siis, eks ma saab hakkama ühesõnaga, ma ühe panin talle juba jalga, eks ma siis kasutan neid tihedamini, vahetan ja kõike, et vahepeal on tal ju hea tuju ka, siis ta on neid paigal. Aga kiired, mis ma siis veel ostsin? Keefirid ostsin, siuksed 0, nii-öelda nagu maitsetud, tavaline keefir ja siis on üks maitsega. Siin on banaani ja sellega. Siis, kuna ma nägin neid pitsasid ja meil ei ole siin otseselt nagu restorani väga lähedal ja siin nagu iga õhtu ka, ma arvan, ei tahaks käia söömas, pluss lõunat, ma ei tea. Lõuna ajal võib-olla ikka oleme kuskil väljas, aga ma ostsin igaks juhuks. Ostsin 2 pitsat. Need olid siin, mis siin on? Nüüd juba ahjus teha või? Ma arvan, mikrouunis võib ka kiiresti lasta. Pole vast hullu. Ühesõnaga jamon y queso, ham and cheese ja võtsin mustikaid Sonjale. Ja tegelikult ma võtsin ka 6-pack pudelid või vett, 1,5 liitrised ja thank God, et mul on vanker. Ja ma sain kõik sinna alla toppida. Mõtlesin küll, et huvitav, kas see kannatab ära. Need suured pudelid, päris rasked on need tegelikult, 6-pack. Vot, aga panen need siin külmkappi ära. Ja puhkan natuke ja siis ma arvan, teise poole päevast me oleme siin passu ääres. Me ei lähe rohkem linna täna. Jah, ärkab, siis sööme sealt sama pitsat ja lähme passu äärde. Ostsin mingi auku. Ui, liblikad. Jaa, seal on kissa. See oli nii jõhkralt suur liblikas, et ma pidin teile näitama seda. Aga me tulime botaanikaaeda. Tegelikult see botaanikaaed on nagu kella 6 lahti. Kell on 6:30. Sonja, lähme vaatame kissa. Ja väravad olid lahti, ja siis see on tasuta ka. Mõtlesin, okei, teeme väikse tiiru. Ja tegelikult me olime teel nagu ühte, mis ta on, kaubanduskeskusesse. Mõtlesin, kell on nagu nii vähe, et mis me teeme ja
seal majutuse või hotelli territooriumil ka nagu ei viitsi olla. ja hakkasime sinna nagu Jumbo keskusesse minema, kui siis tee peale jäi see botaanika, et siis ma mingi davai, jääme siia parem. Teeme siin tiiru ja siis lähme tagasi majutusse ja ilmselt täna siis sööme õhtust majutuses, sest et ei hakka nagu minema sinna, ma ei tea, võib-olla pärast lähme, ma ei tea, ühesõnaga, plaanid muutuvad niimoodi käigu pealt, on ju. Jaa, lähme vaatame, seal on veel kisasid. Aga teeme siin tiiru ja selle siin jalutab. Ja selline kulgemine, väga mõnus kulgemine. Oi, jah. Et kuna, ja ma vist veits põlesin ära. Tea, kas siit on näha just need käsivarred. Sest et ma ju lükkasin vankrit samal ajal, kui oli see kõige kuumem päike. Kassid seal kakavad ja pissivad. Mis sa kordad? Lähme, vaatame. Kiisude paradiis on siin. Jaa, must kiisu. Siin on veel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kisat. Ja väike kiisu poeg on seal. Kiisu majad on ka seal. Ikka hoitakse siin. Ei tea, kui hästi mind on siin kuulda, mingi muusika ja melu käib, aga me tulime õhtust sööma või tegelikult ma olen juba ära söönud. Sõin siin salatit ja sõin sooja ja nüüd siin on väike inimene sööb ikka veel oma erinevaid asju. Väga tubli tegelikult täna, mingi pool seda paneeritud kala sõi ära. Päris hea kala oli, ma ise proovisin ka. Ja makarone natuke ja nüüd laseb rosinaid siin. Igatahes, eile me käisime ka siin samas õhtus söömas, sest oligi, et me ei hakanud kuskile seiklema minema ja täna me lõppkokkuvõttes ei läinud ikkagi siis sinna Jumbo tsentrumisse ja aga süüa oleks tahtnud ja siis tulime siis õhtus sööma siia. Siin on buffet, ma just mainisin, on ju, 20 euri. Täiskasvanu nagu mega mõistlik minu meelest, et ma saan nagu nii palju erinevaid asju süüa, mis ei ole see, et ma tellin mingi ühe toidu ja äkki mul ei maitse või mis iganes, on ju, ja siis on nagu põhimõtteliselt sama summa, vaata. Käin välja enam-vähem sama summa. Söö ära ja siis emme annab sulle. Söö ära, jah? Sõid ära või? Ja sai siin tasuta mahkuga. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda siis, et jah, et minu meelest on nagu palju mõistlikum on see ja veel enam lapsega, sest et ma saan käia valida talle erinevaid asju ja siin friikad on alati valikus, on ju õhtuti. Et see on suht nagu kindel, lastega arusaadav ka. Et ma tean, et saab siin söönuks, on ju, et me mõlemad saame ikkagi. Jah, kõik otsas. Natuke veel on, et me... Ja hästi mõnus valik on, suur valik, et ma isegi kahetsen natuke, et ma ei võtnud seda õhtusöögiga. Otsas. Rohkem ei ole, võtta see kõrs. Kõrt saad närida. Ja siis mul toodi ka siia sangriat tasuta. Tavaliselt joogid on nagu lisahinna, ei, ekstra tasu eest, aga see sangria, ma ei tea. Väga lahja. Ja ega ma ei tahagi tegelikult juua, aga maitset on ta mitte väga meeldiva. Aga ma ei tea, mis see kell on juba. Sonja 7:15 on kell. Ära võta, palun. Lähme võtame magustoitu või? Jah, magustoitu saab ka veel, nii et 20 euri just nagu ideaalne
meil ei ole vaja mingit fancy't restorani toitu, meil on vaja lihtsalt kõht täis saada ja meel, et oleks hea. Täna oleme tulnud Puerto Magani, kuigi me pidime tulema homme, aga ma guugeldasin veits, et siin on täna turg reedeti, praegu me siin olemegi. Enamasti on siuke, ma ei tea, pudi-pudi, mingit toidukaupa me veel ei ole jõudnud vaadata või näha, aga küll see tuleb, ma arvan, ilmselt. Ja teine põhjus, miks me täna tulime, oli see, et meie kandis on hästi tuuline täna, kuigi nagu see tuul vaibus seal peale hommikusööki, siis ikkagi mulle tundus, et parem on kuskile mujale minna. Ja siin on tõesti väga vaikne. Et eile mulle ka öeldi, et siin Puerto Rico ja Puerto Magani kandis on konstantselt 25 kraadi, hästi tuulevaikne, kui võrreldes näiteks Maspalomase või Las Palmase ja kõigile teiste piirkondadega, et seal on hästi tuuline. Ja kuigi see tuul on tegelikult täna on isegi soojem kui eile oli, aga siiski. Nii et täna veedame siin selles kandis terve päeva ja õhtuks lähme alles tagasi majutusse. Wow, siin on isegi super dry wood. Päris viisakas on, siin on igast nüüd farmassid ja asjad, aga käisime, nägin ühte lastepoodi, mõtlesin, lähen ostan, proovin, vaatan, kas seal on seda pudelit, Sonjal ei olnud ja siis see naine ütleb, et aga seal natuke edasi on üks teine pood, Peppa pudeli ja Peppa pudel, paneme selle siia kotti, nii, ja siis ostsime siis selle rannarätiku, 5 € oli, mõtlesin, et pole last olla, et kulub ära. Ja praegu lähme siis siia randa. See turg oli siuke nagu ta oli, ja enamasti oligi seal igast pudi-pudi ja toiduasju polnud kahjuks, kuigi ma oleks pigem nagu seda eeldanud või oodanud. Fancy.
mis sa võtad? Näita, mis sa võtad. Selle või? Okei, väga huvitav valik. Tulime sööma. Tulime siia ühte restorani, mida meile soovitati. Küll aga ma ei tellinud seda, mida meile soovitati. Sest et ma ei tea, muidugi mul on kõht endal nii... Sonja! Nii, kus ma seal pooleli jäin? Näe, sul on siin see kapipara. Sonja ajast tassi vett kõik maha ja ennast tegi märjaks ja kõik. Sellepärast ma ütlesin, ma mingi... Aga mis ma tahtsin öelda? Selg täiesti liivane. No pole imestada ka rannas oli minna. Märg on seal, jah? Sina tegid märjaks. Ühesõnaga, me tulime siia, ma tellisin pardi kartulipüreega. Loodan, et Sonja sööb ka seda. Juhul kui söö, siis võtame freikaid, aga see on viimane variant meil. Ja peale seda me lähme siia Salma kõrvale mänguplatsile. Oleme seal. Ja siis mingi aeg, kui buss läheb, siis lähme tagasi majutusse. Aga siin on tõesti nagu mega palav olnud. Nagu konkreetsemalt siin lõpuks tunnen seda suve ja et seal oli siuke, eile muidugi kõrvetas päike on ju, aga oli ka, et see tuuline oli, et siin oli ka tuul, aga ikkagi see nii palav on. Et jah, mõnus. Samas mul on hea meel, et me siin ei ole terve aja, sest et nagu kogu aeg sellise kuumuse käes ka mingi mu eesmärk oligi selle reisi, et saada natukene soojamasse, et ei pea nii palju riietama, aga samas, et ei oleks nagu siuke suve kuum palavus, sest et endal on niigi raske sellise ilmaga ja siis sa oled veel lapsega ja siis on mingi topelt nagu. Tule lasi alla. Tule lasi alla. Emme püüab. Aba. Emme istub sinna või? No Sonja istub siia enne. Kell on juba 4 läbi, ma ei mäletagi, mida ma teiega viimati rääkisin. Aga siin on see koht, kus oli see turg ja siin oli nii palju ruumi nüüd praegu, väga mõnus. Aga kuna Sonja tegi hästi lühikese une siin vankris, siis päev jääb meil siin lühikeseks, sest meil ei ole siin nagu midagi rohkem teha. Me istusime, ma ei tea, viimased 2 tundi vist seal mänguplatsil. Et me hakkame tagasi nüüd bussiga sõitma enne majutusse ja veedame õhtu ilmselt seal, et me rohkem täna ei lähe kuhugi. Aga homme uued seiklused jälle. Kas seal on kiisu? On seal kiisu või? No lähme vaatame. Näita, kus on kiisu? Seal või? No näita. Ei ole kisat. Seal ka ei ole. Adiós, gracias. Tere hommikut kõigile! Meil on järgmine päev. Ootame bussi. Jep.
niimoodi me ootamegi bussi. Sõidame Palmitos parki. Ma millegipärast sain väga vara valmis täna, kuna ma tahtsin minna vankrirattaid pumpama ühte rattalaenutusse ja tegelikult ma tahan sealt ka homme laenutada ratast, et neil seal üks oli lapse istmega, nii et lähme proovime. Sonja pole varem sellises rattas nagu sõitnud, aga ma arvan, et talle meeldib. Ja ühesõnaga jah, mõtlesin, et lähme käime ruttu, siis vahetame või pumpame need rehvid täis, andsime neile 5 ka selle eest ja siis mõtlesin jah, et jõuame ilusti bussi peale, meil on rohkem 20 minutit. Meil mingi pool tundi on aega, me oleme siin juba olnud 5-10 minutit. Nii et aega on bussini, aga jah, ma alguses mõtlesin, et lähme päeva teises pooles sinna Palmitosesse, aga siis ma täna hommikul kuidagi ärkasin Sonjast varem natuke ja guugeldasin seda, et palju seal siis nagu peaks nagu ajaliselt olema, et palju aega nagu kulub seal. See oli 3-5 tundi. Siis on mingi okei, et me peame ikkagi minema hommikul vara. Ja muide veider ongi see, et buss lähebki hommikul niimoodi, et sa jõuad sinna 11, avamiseks jõuad natuke peale avamist kuni 12-ni ja siis tagasi tuleb esimene buss alles 3:30. Jah, 3:30 ja siis 4:30 ja 5:30 tulebki vist 3 bussi tagasi ja hommikul lähebki 4 bussi siis, nagu ma ütlesin, kuskil 10-11 vahel, siit on ju meie juurest ja rohkem peale seda ei lähe ühtegi, et see ongi mõeldud niimoodi, et hommikul lähevad kõik kohale ja siis õhtul peale lõunat tulevad tagasi. Võt, aga me siin ootame bussi edasi. Elab oma parimat lapsepõlve. Jõudsime kohale, väga lühike tegelikult bussisõit oli ja mõnus. Ei olnud palju rahvast ega midagi. No täielik paradiis on siin. Ilus. Jaa, kohe. Tahtsime emu toitu võtta siit. Emud on siin. Aga meil on 1 euro ainult ja see ka ei ole euromündina, vaid sentidega. Bo tam można wejść, zobaczyć. Kas see tuleb meie peal? Ei tule. Tule. Kilpkoon läks pikali. Kilpkoon läks pikali, jah. Nii, senimaani, ma ei tea, kas me oleme poolt, võib-olla veits alla poole sellest pargist ära näinud. Ja tõesti siia tuleb aega varuda, sest et
see ei ole nagu mingi loomaaed, et lähen sinnapoole. Ei, siit tuleb üks tee igale poole. Tulime sealt alt kuskilt. Ja noh, sul ei ole muud varianti nagu. See on nagu IKEA. Kui sa tahad mingi asjani jõuda, siis sa pead minema läbi terve selle pärgenduse. Noh, muidugi seal allpool oli nagu delfinaariumisse pääs, et sa ei pea siia üles tulema. Aga kui sa tahad seda kõike näha, siis sa pead ikkagi selle kõik läbi käima selle marsruudi järgi, mis nemad on teinud. Mõnus trenn, aga me lähme praegu mingi eksootiliste lindude show'le. Lihtsalt kuna see praegu toimub, siis lähme vaatame. Megara es para cazar o cuchillar el cinuelo que lleva aquí en la mano. The job here for Megara is for hunt or knife the lure. Es un típico ejercicio de la cetrería, o sea, el halcón al cinuelo. El ejercicio que hacemos para enseñarle un poquito de su agilidad. One exercise to show you a little bit of their agility. Let's go home with him. Cuando él quiere, claro. Y continuamos con uno de nuestro buitre. And let's carry on with one of our bullfrogs. Perfecto, adiós, goodbye, chaca, nuestro macho medio rápido. Da un vuelo en este barranco donde él quiera. The job here for Anubis to fly free in this valley or wherever he wants. Y ahora, now, attention please, primera entrada del show, first dive of the show. A poco, little by little. Big applause for Anubis, nuestro buitre. Encapuchado abajo con un vuelo muy corto. It's a very short flight, pero ya lo tenemos. Nii, seal toimub siis see delfiini show pärast. Miks me siia ülesse tulime? Oh, seal vist ei ole enam midagi, aga lähme vaatame. Ei, sealt läheb edasi midagi. No vaatame selle osa ära siis. Päris krõbedad hinnad on Caesar 13.20, aga no mis sa tahad, see on ainuke söögikoht siin, nii et nad on monopool. Ma ei mäleta enam, kas ma näitasin neid portse, mis me saime. Friikartulite ports, no siuke korralik on ju. Ja ma ei nuris üldse, see maksis 7.50. Nagu, jaa, ta ei ole kõige odavam, aga noh, ta ei ole ka kõige kallim. Ma arvan, et saab veel kallim olla, on ju. Aga mida ma tegin? Mul on need grippkotid. Seal on küpsised meil olnud kaasas ja nagu soolased ja magusad ja soolased oli mingi üli vähe nagu alles. Ja mõtlesin, et teate mis? Nagu mu laps sõi võib-olla 3 friikartulit kogu sellest hunnikust. Nii et call me cheap, kui tahate. Krigisete, ega me lähme liblikate majja. Aga call me cheap, kui tahate. Aga 7.50 eest. Ja kui mu laps on sealt söönud ainult 3 friikat, ma võtan need kaasa. Nagu jah, nad on pärast rõvedad, aga ma soojendan üles ja mu laps sööb neid ikka. Need ei ole halvaks läinud, need on lihtsalt maitsele, minule on vastikud, aga tema sööb neid. Nii et, it is what it is.
ei, mina enam mäleta, millal ja mida ma teiega viimati rääkisin. Aga me oleme jälle selle keskuse juures, kus me homme võtame rattarendile. See näeb välja täiega nagu mingi mahajäetud koht. Nii, meil on vaja supermarketisse. Nagu, vaadake seda. Nagu see silt on juba siuke, et siin ei toimu mitte midagi. Shopping center, no. Aga me lähme supermarketisse, sest et Sonjal on pealelõunane aeg ehk siis puuviljad. Ise tahaks ka tegelikult puuvilju. Ja kuigi ma olen Sonjale pihku pannud 2 hommikut banaani sealt hommikusöögilauast, ta ei söö seda nagu üldse, teda ei huvita. Ta sööb mustikaid, mis ma ostsin. Üks päev maasikaid. Ma tahaks nagu proovida, aga ma tean, et Sonja ei kannata neid väga. Need lekib nahalööve. Aga ma võtan ikkagi, kui seal on ise endale maitsta. Ja võtan talle siis mustikaid. Nii, meie poesaak, mis ma sain? Arbuusi, väikse arbuusi. Siis üks õun, üks, issand jumal, mul ei tule meelde, mis asi see oli. Ma veel poes vaatasin seda, mingi see on see. Ühesõnaga see. Ja üks on see mingi virsik, mingi papaia, mingi, ei ole papaia. Mis asja ma olen? Mingi paraguaia, võt, vist oli see on ju virsik. Ja siis tänaseks õhtusöögiks on meil raviolid. Ja sealt muidugi me ka sealt Palmitos pargist ei tulnud tühjate kätega, vaid seal tehti pilti kohe alguses. Delfiinidega ma tahtsin Sonjaga pilti lasta teha, aga peale seda show'd tuli tal uneaeg peale, ta oli juba mega väsinud ja järgmise show, enne seda pool tundi me läksime bussiga, sõitsime minema ja enne esimest show'd lihtsalt mineme hiljaks, me ei jõudnud seda teha. Ühesõnaga, siin on siis meie pildike. Siin delfiini pilti pole, aga pole hullu, teeme teises kohas kunagi. Ja siis ma ostsin endale ühe nokatsi, sellise. Ma tahtsin just sellist, kuna mida võib-olla ikkagi on näinud varasematest vlogidest või äkki isegi selles vlogis ma kandsin seda. Mulle meeldib nagu see nii-öelda võrgust osa, aga see on mega must juba nagu, siin on, ma olen pesnud seda korduvalt. Aga lihtsalt see osa kuidagi, see ei ole mingi higi ega midagi. Ma ei saa aru, ta lihtsalt ei tule nagu ära pesus. Ta on päris rõve. Tšau Sonja, nii et ma ostsin sellise. Ja rohkem ei olegi meil siin midagi. Eile tegelikult ma ostsin ka suveniiri poest asju, aga ma ei tea, ma ei taha neid lahti teha praegu. Ma panen teile siia klipi pärast. Ühesõnaga, siin on üks tass ja siin on üks alus ka. Tegelikult Sonjale ma ostsin ühe mänguasja ka, aga kus see? Ma tean, kus see on. Kohe näitan teile. Siin tema kotis. Siuke. Here. Ja siin on Puerto Mogan, ehk siis, et me käisime ikkagi seal. Võt, et ei ole Gran Canaria või mingi siuke. Vaid on ikkagi konkreetselt Puerto Mogan. Võt nii, aga tänaseks kõik. Hakkame puuvilju sööma ja siis mingi aeg hakkame õhtust sööma ja chillime rahulikult. Väga mõnus päev. Homme ka siuke väike aktiivne päev ja esmaspäeval võtame täiesti rahulikult, me ei lähe vist mitte kuskile. Selle värviga teeme pärast ka. Sonja värvib ka. Sonja värvib seda siis. Nüüd nii. Jupp nii. Lähed ära või? Sa lähed kassi juurde, okei. Noh, jäigi meie sõit lühikeseks. Tuled tagasi ikka või? No tule tagasi, ei tule tagasi ju. Tuled või tule? No tule siis. Istu pepu peale? Jah, istu, hoia kõvasti kinni.
see peaga siia vastu. Tere tulemast tänasesse päeva. Meil on juba päris palju tehtud, aga ma pole teiega jõudnud rääkida, sest kuu aeg on nii tuuline ja siin on ka megatuuline. Aga me oleme jõudnud siia Düünidesse. See oli üks koht, kuhu ma tahtsin täiega tulla. Mõtlesin, kas me jõuame, kuidas sinna minna üldse, sest et seal ei ole mingit laudteed ega midagi. Ja nagu sealt tegelikult näete ka, inimesed lähevad, see on nagu nii-öelda teerada, aga see on liivane. Ja seal on näha ka seda majakat, kuhu siis see tee jõuab välja. Ja selle majaka juures me oleme juba käinud. Aga me siis ilmselgelt me ei lähe mööda liivateed, sellepärast et me oleme jalgrattaga ja isegi vankriga siit ei saaks. Aga vaatan veel kord neid düüne abi. See võib-olla ei anna seda emotsiooni edasi, mis tegelikult on. Aga mega siuke kõrb nagu üliäge. Jah, Sonja, kuidas sulle meeldib? Külm on või? Niimoodi. Jee, käsi sinna, käsi ülesse. Kätu ülesse, pane kätu ülesse. Niimoodi, jee. Üks lühikas päev kukkunud. Aga me käisime siis rattaga Playa de Inglesis, mis on ka üks nagu Maspalomas randades siin. Ja ma olen mega rahul, et me võtsime jalgratta, sest et muidu ma ei oleks nagu, ma arvan, pooltki seda kõike näinud, mida me nägime. Ja Google Maps'i ei tasu usaldada. Ta näitas mulle mingit marsruuti, kus olid täiega palju astmeid, ehk siis me ei saanud sealt minna. Ja teine koht näitas ta läbi düünide minna nagu hallo. Kuigi ma panin jah, et ma sõidan rattaga, siis ta näitas mulle ikkagi, et sealt läbi minna. Okei. Et lihtsalt ma võtsin suuna nagu sinna poole, kus meil vaja oli minna ja siis ta rekalkuleeris nagu selle marsruudi ja siis oli fine. See on siin jogurtit. Mulle üks jälgija kirjutas, et ootab nii väga juba seda vlogi kokku võtvat. Ja et mis need hinnad siis olid, et mul meelest ära ei läheks. Siis ma mainin hinnad kohe ära. Kuna Sonja põhimõtteliselt lendab nagu tasuta praegu, mingi 20-30, võib-olla maks 40 € maksan tema eest, siis me saime Lufthansaga ja Swiss Airiga, nad kuuluvad ühe sama nii-öelda firma alla, saime 335 € oli pilet. Ostsime aasta lõpus need piletid, ehk siis mitte nagu nii palju väga ette, mingi 4, maks 5 kuud vist ette. Ja siis majutus oli kõige kallim, ta oli 800 millegagi, pigem sinna 900 likidale.
aga me võtsime hommikusöögi ka, sest et ma mõtlesin, et ma ei viitsi sellega tegeleda. Ma tahan nagu hommikust nii-öelda ennast täis kütust panna ja siis päevaga edasi minna ja siis vaatab need ülejäänud toidukorrad. Ja me oleme ka siis 2 või 3 korral, ma ei mäleta, nüüd oleme õhtust võtnud siin. Täna me ei võta, võtame homme ka. See on ka buffet ja see maksab 20 € inimese kohta. Soonja on tasuta, sest ta on nii väike. Ja mis veel, rattarent oli 8 € ratast terveks päevaks, 24 tundi. See Palmitos park oli 37 € täiskasvanule, laste hindasid ma ei tea, Soonja oli tasuta kuni 2 aastani on, või 2 kaasa arvatud. Ma ei tea, mis siin hinnad nagu üldiselt on toite niimoodi, ma ei tea, ma ütleks, et nagu sama, mis Eestis, odavam ta ei ole, võib-olla kallim ka, ma ei tea. Lihtsalt ostan, mis on vaja, vaata. Väljas söömas käia, suht kallis selles mõttes, et ma sain aru seal Palmitoses oli tõesti nagu monopol, seal ainult üks söögikoht on ja üks kausi täis friikaid maksis 7,50 ja Soone sõi sealt 3 tükki. Aga mis seal ikka? Et ma ei teagi, ei olegi nagu väga palju vist niimoodi, ma ei mäleta, kus me veel oleme söömas käinud. Aga jah, need on vist kõik hinnad, mis ma olen ära maininud. Ja siis turvalisuse kohta uuris ka, et nagu 100% täiesti turvaline. Selles mõttes, et jah, õhtul me ei käi kuskil kondamas pimedas on ju, et siin läheb natuke peale 7, läheb juba pimedaks. Ja Soonja läheb 8 magama, 8:30 kuskil niimoodi, et me oleme nagunii siin majutuses, 6:30 saab juba, hakkab buffet õhtusöök. Et selleks ajaks me oleme olnud nagunii siin tagasi. Täna küll me tahame minna, miks ma ütlen me, nagu Soonja ei avalda arvamust ju, aga ma tahan minna rattaga jälle sinna majaka juurde, sest seal on väidetavalt kõige ilusam Gran Canaria päikeseloojang ja siis seal tahtsin panoraamil või promenaadil ja sööme ka siis õhtust. Vaatame, mis me seal leiame. Mingi kohakese. Ja tüünid nagu nii ilus, tõesti nii vägev ja nii massiivne ja nii võimas. Et ma olin väga-väga rahul, et me võtsime selle jalgratta, sest et meie juures siit oli päris kauge minna. Ja see oli niimoodi ka, et ma ei saa nagu päris täpselt lõpuni aru, et kus see nagu see põhiline vaatekoht siis on. Ja me sõitsime juba tagasi, hakkasime sõitma sealt Playa de Inglesist ja kuna see Google Mapsi vaat üldse ei tasu nagu usaldada on ja. Ja siis ma sõitsin mööda linna ja siis vaatan, seal on need nagu see tänavamärk on ju, et nagu tuunid või tüünid ja siis ma mingi okei, nüüd lähme vaatame on ju. Ja see oli täiesti nagu tänava lõppu otse ja seal lõpus on hotell ja sa pead seal nagu hotelli, on üks tunnel, sa pead sealt läbi minema ja seal ongi see vaatekoht. Mega võimas. Et jah, poleks ma ratast võtnud, me olekski ainuke koht, kus me neid tüüne nägime esimesel päeval. Või selles mõttes esimesel täispikal päeval. Need jah. Aga majutus on meil sellised pungalod on ju, 2-kordsed ja tegelikult ma arvan, see mahub 4 inimest magama, nagu 4 täiskasvanud. All on diivan voodi ka. Kuigi samas õues on 3 tooli, äkki see on 3 inimesele, ma ei tea. Või siis lapsele saab võtta võreka enne tasuta või selle reisivoodi. Siin on mega suur kompleks on see ja see ei ole ainuke, neid on siin, seda piirkonda nimetataksegi Campus Internationalis ehk siis nagu rahvusvahelised, ma ei tea, campsid on ju. Hästi palju seal eelmises videos võib-olla ühes nendest eelmistest, kui me rattaga sõitsime sealt ülevalt näest oli näha ka, et kui palju neid pungalusid tegelikult on. Ja ma tean, et siit kõrvalt pungalust käivad meil siin hommikusööki söömas ka näiteks. Vot nii. Aga ma ei tea, kas on veel midagi, mida peaks mainima. Me võtsime lennu, tegelikult on otselende ka vist, Air Balticuga pidi olema, aga esiteks oli palju kallim
ja teiseks ma mõtlesin, et nagu Sonja on praegu sellises eas, kus nagu ma ei suudaks temaga, ma arvan, nagu terve lennu mingi 6+ tundi istuda ühe koha peal. Jah, sa võid vahepeal käia seal mööda koridori, aga nagu see ikkagi see ei ole lapsele piisav. Pluss, et ta niimoodi süles ebamugavalt magab ikkagi kuskil 45 minutit, mitte kauem. Et siis ühe unetsükli mingi elu käib siin. Ja et jah, sellepärast ma valisin, et me sõidame Frankfurti või lendame Frankfurti. Ja Frankfurtist on siis 4,5 tundi on lend Gran Canariadele. Et Tallinnast Frankfurti on kuskil 2,5 ja tagasi lendame me läbi Zürichi. Et see tagasilend on meil selles mõttes tuttav, et see Zürichist Tallinnasse on see lend, millega me alati tulime koju Šveitsist. Vot. On 8 minutit jäppimist. Ma arvan, ma ei kujuta ette, kui pikk see video on, sest et ma ei ole seda kokku hakanud monteerima. Nagu see on see puhkus, kus ma reaalselt ma ei taha tegeleda mitte millegi muuga. Jah, ma teen neid klippe, aga neid ma teen ka niimoodi, et okei, natuke siit, natuke sealt. Ma ei tea, et see on tõesti see puhkus, mida ma räigelt naudin. Naudin lausa nii palju, et mul on juba pool plaani tehtud, et naasta Hispaaniasse. Mitte küll siia Kanaaridele, aga Hispaaniasse. Nii et stay tuned. Nagu mu soengust on näha, siis mega tuuline on õues. Nagu praegu siin ei ole tunda, aga nagu vaadake näiteks neid palme, neid lippe. Ja kui sa rattaga sõidad, siis on seda tuult veel rohkem. Õnneks Sonja on mu selja taga, et tema sai nagu ülivähe puudutatud sellest. Kõrvad tal on kõik soojad, tal on müts ka peas. 2 pika varrukaga bluusi ja T-särk. Ja me tulime hotelli õhtus sööma, kell on 7:02 minutit, kohe peaks päike loojuma ka. Me ei hakanud ootama seal, me ei hakanud seal sööma, sellepärast, et oligi tuul läheb veel külmemaks, sest et nagu päike läheb täiesti nulli ja nagu ei. Ühesõnaga, me läheme sööma ja homme me ei tee mitte midagi, me oleme terve päev hotelli alal. Nii et aitäh, et vaatasid seda vlogi. Kui teil on küsimusi, siis jätke alla kommentaare. Ja vastan meeleldi nii palju, kui oskan ja tean. Sonja, tšau, tšau! Tšau!